Tervitan Eesti elujõu teise kongressil osalejaid ja põlisrahvaste koostöökogu nimel ja koostöökogu poolt. On olemas selline asi nagu põlisrahvaste koostöökogu. Kõneldes täna eestluse elujõust, tasub alustada 106 aastat tagasi toimunud riikliku enesemääramise subjektiks olnud Eesti rahva mõistest ja sisemisest korraldusest, mille järgi tuli kirjeldada välja kuulutatud riigi rahvast ja territooriumit ning sõnastada esmakordselt kaasaegse riigi olemus. Ja meie iseseisvuse manifestis sõnastati see järgnevalt. Eestimaa, tema ajaloolistes ja etnograafilistes piirides kuulutatakse tänasest peale iseseisvaks demokraatliseks vabariigiks. Iseseisva Eesti Vabariigi piiridesse kuuluvad Harjumaa, Läänemaa, Järvamaa, Virumaa ühes Narva linna ja tema ümbruskonnaga, Tartumaa, Võrumaa, Viljandimaa ja Pärnumaa ühes Läänemere saartega, Saare, Hiiu ja Muhumaaga ja teistega, kus Eesti rahvas suures enamikus põliselt asumas. Vabariigi piiride lõpulik kindlaks määramine Lätimaa ja Vene riigi piiriäärsetes maakohtades sünnib rahvahääletuse teel, kui praegune ilmasõda on lõppenud. Miks ma seda täna siin teile meenutan? Aga Eesti Vabariigi koosseisu liideti põlised maad ja rahvad ja meil ei tasu seda unustada. Ilmasõda lõppes, järgnes võidukas vabadussõda ja algas vastuoluline riigile välist tunnustust vajav õigusloomet kujundav põhiseaduslik protsess, mille kohta näiteks professor Jüri Uluots on kirjutanud järgmist. Eesti Vabariigi tekkimisega on kerkinud üles küsimus, kas see riik on saabunud juhuslikult või on selleks olnud kindlamad eeldused. On selge, et vabariik ei ole loonud uut õigust, vaid kõik põhineb eelnevale olnule. Õiguslikud instituudid ei saabu järsku, vaid arenevad eelnevatest Eesti õiguse ajalugu on kahtlemata juba sügavalt juurdunud meie rahvast ja ei ole mõni provintsiaalajalugu, vaid on mõjutatud teiste riikide õigusest. Ja nüüd, kui me tahame mõista neid vigu, mida me oma ajaloos oleme teinud, ka oma põhiseaduses ja riigi korralduse loomises, siis tasub meil näha ja mõista ajaloolist paratamatust ja vaadata, mida me edaspidi teistpidi teha saame. Mida Uluots silmas pidas? Eks ikka õigusruumi, mis ongi eelduseks rahvuse, keele ja kultuuri säilimisel läbi aegade ning pidas sellega möödapääsmatuks põhiseadusliku korra alusena muistsele õigusele toetuva konstitutsioonilise korra kehtestamist. See aga tähendanuks Šveitsi tüüpi konföderatsiooni sarnast riiklust. Manifestis loetletud maade rahvaste liiduna ja mitte keskvõimu keskset unitaarriiki, mille me tegelikult saime. Selle keskse unitaarriigi hädad on tänaseks lahustunud rahvusliku identiteedi ja ilma identiteedita ka elujõuetu rahvuse olemuse üheks peamiseks põhjuseks. Lahti seletatuna. Unitaarriigi puhul lisandub meelevaldne haldusjaotus. Me teame, kuidas meie maade ja maakondade piire on muudetud, viimasel ajal eriti, ja osalusdemokraatia puudumine otsuste tegemisel, mille kohta täidab esindusdemokraatia. Kõik on riigikeskne ja ülevalt alla suunatud. Kõneldakse küll õigusriigist, kuid selle all mõistetakse seadusriiki. Tagasi tulles põhiseaduse preambula juurde, peame oluliseks, et põhiseaduse aluspõhimõtted ei piirdu ainult preambulis nimetatud ideede, väärtuste ja tõekspidamistega. Maarja Lõhmus meenutas meile vajadust müütide eksistentsiks. Eesti 1920. ja 38. aasta põhiseaduste ettevalmistamise käigus asutavas kogus ning rahvuskogus kostis sageli väljend meie rahva ajalooline konstitutsioon ning probleemidele lahendusi otsides jõuti tihtipeale põhiseaduse juurteni, meie kaugete esivanemate rikkalike kogemuste, väärtuste ja tõekspidamisteni,
mis on läbi teinud sajandeid kestnud eluvõitluse praktilise kontrolli ja osutunud paljuski igihaljaks tänapäevalgi. Jüri Uluots põhjendas põhiseaduse tugeva rahvusliku vundamendi vajadust just sellega, et Eesti rahvas ei tee ainult praegu oma esindajate kaudu põhiseadust, vaid põhiseadus kui rahva elu algkorraldus ulatub tagasi minevikku ja isegi meie ürgsesse minevikku. Kuid Eesti asutavates kogudes valitsesid erimeelsused ja nagu me teame, 20. aastal juhtis näiteks Karl Ast, kes oli sots, ja arvas, et kuigi Eesti omal ajal riiklik ja rahvuslik üksus on olnud, siis eraldab meid ometi tollest ajast sarnane ajaloovöö, et kõik traditsioonid ja mälestunud on ununenud. Praegu tuleb Eestit pikast ja põlisest iseseisvumise survest ja sellest ajast ei ole isevalitsemise survest. Ja sellest ajast ei ole meil mitte mingisuguseid meile praegu tarvilikke kogemusi. Kui tahame leida parajat ja sündsat valitsemise viisi, siis peame pöörama demokraatia tarkuse poole, mitte Eesti rahva ajaloolise tarkuse poole. Ja siis 37. aastal jõudis Uluots seal tagasi sellega, et rahvuskogus ja põhiseaduse koostamisel peab lähtuma rahva ajaloolisest konstitutsioonist ja Uluotsa sõnul arutas olnud põhiseaduse eelnõu nii palju kui vähegi võimalik kõiki neid Eesti rahva elus esinevaid põhiinstitutsioone, nagu need ajaloo kestel on kujunenud. Ja nagu me teame, siis meie tänane põhiseadus on ka 38. põhiseaduse alusel vastu võetud, aga eelpool nimetatud maade rahvad Eesti rahva tuumikrahvastena ei ole selles märgitud. Samas meie põlisrahvad vastavad kindlalt rahvusvahelise õiguse põhimõtete järgi rahvastele, kelle kohta kehtivad põlisrahvaste kaitseks vastu võetud õigusaktid, näiteks 2007. aasta ÜRO põlisrahvaste õiguste deklaratsioon, 89. aastal põlisrahvaste ja hõimurahvaste konventsioon ja 2018. aastal Euroopa Parlamendi resolutsioon maailma põlisrahvaste õiguste rikkumise, sealhulgas maa hõivamise kohta. Vabandust, ma pean nüüd küsima, kas on veel pikalt? Kui ma võtaks siis 2 lisaminutit, siis ma saan kokkuvõtte ka ette lugeda. Kas publik nõustub? Palun. Tänan. Nendes lepetes, siis rahvusvahelistes lepetes sätestatud rahvusvahelise õiguse põhimõtted ja normid on Eesti Vabariigile siduvad läbi meie põhiseaduse, mille paragrahv 3 näeb ette, et riigi võimu teostatakse üksnes põhiseaduse ja sellega kooskõlas olevate seaduste alusel. Rahvusvahelise õiguse üldtunnustatud põhimõtted ja normid on Eesti õigussüsteemi lahutamata osa. Nii et kui meil on midagi oma seadustes nimetamata, aga Eesti riik on liitunud rahvusvaheliste lepetega, kus põlisrahvad on kirjeldatud, siis sellest täiesti piisab. Ja sellest lähtudes ongi siis Saaremaa, Läänemaa ja Virumaa põlisrahvad ennast põlisrahvaks kuulutanud, võtnud vastu meie deklaratsioonid ja manifestid, mida ma siin praegu ette lugeda ei jõua, ja sarnaselt tegi seda siis eelmisel kevadel ka Võrumaa põlisrahvas, ja pean tunnistama, et virulased, saarlased ja läänlased jõudsid pisut ette, aga meie koostöökogu ühendab meid kõiki. Ja see on ka üks lahendus, mida me siis pakume, ja nüüd kokkuvõtteks, nagu ma lubasin, ma jätan kõik need deklaratsioonid siin ette lugemata, seda te saate tutvuda iseseisvalt näiteks lehelt maarahvas.ee, seal on need kõik olemas tutvumiseks. Kokkuvõtteks siis seda. Elame oludes, kus enamus valitsevast rahvast on linnastunud ja avatud kodanikuühiskond ei huvitu või vastandub põlisrahvaste õiguste tunnustamisele. See on hetkel ka riigi ametlik seisukoht. Põlisrahvaste õigustest lähtuvad eesmärgid on erinevalt kodanikuühiskonna omadest selgelt väljendatavad, ei vaja põhjendamist ning ei oma alternatiive. Hoogu koguv põlisrahvaste liikumine ei eelda, et riigivõim ja kaaskodanikud peaksid meid esmalt tunnustama ja alles siis saaksime me hakata oma õigustest kõnelema. Esmatunnustust vajamegi me esmalt teistelt endasugustelt rahvastelt. Põlisrahvaste koostöökoguga liitunud saarlaste, läänlaste ja virulaste esindajad sõlmisid meie vastastikuse tunnustamise lepingud eelmisel aastal. Töötame selle nimel, et ka sel aastal lisanduksid järgmised juba detailsemad koostöölepped. Kaaskodanikest eestlaste parema ning mõtlemisvõimelise osapoolt vajame me esmalt mõistmist, et ka eestluse elujõud tugineb otseselt meie põlisrahva elujõule. Ja eelkõneldu põhjal soovin ma siis kõigile tänasele Eesti elujõu teise kongressil osalejatele mõistmist, edasist koostööd ja edu.
Tänan! Aitäh, härra Moora!